Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami 13. ülesannet. Meil on mingi väike keha, mis tiirleb horisontaalasendis konstantse pikkusega nööri otsas ja siis on mingi pingutusjõud, mõõdetakse erinevate tiirlemisperioodide korral ja küsitakse, et millised suurused tuleb kanda selle katse tulemusi esitatava graafiku joonestamisel telgedel, et graafik oleks sirgjoon. Ehk siis selleks, et seda lahendada, mina kõigepealt prooviksin üldse mõelda välja selle nagu seose pingutusjõu ja tiirlemisperioodi korral ja selleks mul on see valemileht, kus mul on kõik need erinevad valemid olemas. Ja kui me ei tea, millist valemit meil on, siis vaja kasutada, siis mina tavaliselt teen niimoodi, et ma mõtlen, mis meil olemas on. Et meil on jõud, on ju, meil on periood, meil on mass, raadius on ju, ja siis mingi tiirlemine, pöörlemine toimub, ehk siis ilmselt on see, mis ta on, tsentripedaalkiirendus. Ehk siis kõigepealt, mis ma saan vaadata, ma saan kasutada seda valemit, kus on jõud, nii kus siin on, kohe otsin. Siin on nii palju neid valemeid, et ma ei leia ülessegi. Nii võt seda. Ehk siis A võrdub F jagatud M-iga, ehk siis F võrdub M korrutada A. Ehk siis jõud võrdub mass korda kiirendus. Siis mis meil on veel, mingi see tsentripedaalkiirendus, meil on näiteks kuskil siin võiks olla midagi. Võt seda meil läheb ilmselt vaja, sellepärast, et siin on see nurkkiirendus, siin on periood, või on nurksagedus, mitte nurkkiirendus, valesti ütlesin. Nii, siis meil oleks vaja mingit, kus on kiirendus on siis seotud ühega nendest. Ahaa, leidsin. Nii võt, ja siis see. Siis meil on olemas mitu valemit. Ma kirjutan need siia ka, mis meil oli on ju A võrdub omega korrutada R võrdub V jagatud R. R on siis raadius ja siis meil oli omega võrdub 2pi perioodis. Nii, ehk siis meil on vaja need panna nüüd omavahel kokku niimoodi, et meil oleks mingisugune loogiline asi. Ehk siis mis ma saan teha on ju, ma saan selle A panna siia asemele. Siis selle ilmselt. A saan sinna asemele panna ja siis ma saan selle siin panna siia asemele. Ehk siis kokku me saame M või F võrdub, siin pool, F võrdub M korrutada omega ruut R. Nii, ja siis nüüd ma panen selle asemele, ma saan M, R ja siis 2pi jagatud T-ga ruudus. Ehk siis lõpuks ma kokku saan, F võrdub M, R 4pi jagatud T-ga. Ehk siis selle saab samamoodi kirjutada, F võrdub M, R 4pi korrutada 1 jagatud T-ga. See on ruudus ka, sest meil oli siin ruut. Nii, ehk siis me oleme nüüd saanud mingisuguse võrrandi, mingi seose. Ja nüüd nad tahavad teada, millised suurused tuleks kanda selle kutse tulemusi esitava graafiku joonistamisel telgedel, et graafik oleks sirgjoon. Sirgjoonelised teatavasti on lineaarsed seosed, ehk siis kui Y võrdub mingisugune AX pluss B on ju. Midagi sellist. Siin, mis me saame vaadata, me saame öelda, et see F on Y on ju. Ja siis vaadates erinevaid asju, mis meil on antud, on ju, nad tahavad midagi T-ga on ju. Ehk siis, mis me saame teha on niimoodi, et me saame öelda, et see siin on justkui see A ja me saame öelda, et see siin on justkui see X. Ehk siis me saame öelda, et Y olgu siis see F ja siis X olgu see 1 jagatud T ruudus.
Ehk siis, mis ma vastaks, oleks D siia selleks vastuseks. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.